siis öeldakse, oi kui sürja juba oled. Teinekord öeldakse ta aga sulle ja öeldakse oo sa pisike. Nii et vahel on ta suur, vahel väike. Ei saa ka öelda, kas ta on poiss või tüdruk. Kui ema paneb talle jalgapikad püksid ja pähe nokad mütsi, küsivad võõrad vannad, no poiss, mis su nimi ka on? Ja eriti siis, kui tal on seljas kasukas jalas vatipüksid ja peas venna vana talvemüts. Ei arva keegi, et ta vahel võiks ka tüdruk olla. Ja vanaema toriseb siis. Tänapäeval ei saa vanem vahet, kes poiss ja kes tüdruk. Kui aga vanaema paneb talle selga volangidega kleidi ja seob pähe läbi, ütlevad võõrad tädid, näe kui ilus väike tüdruk. Mina ise tean küll, et asia saaks selgeks päris paljast peast, sest siis on poiss natuke teistsugusem kui tüdruk, aga päris paljaks ei. Olen mina ise nõus võtma end mujal kui vannitoas. Talle ei meeldi üldse end päris paljaks võtta, sest siis on ta liiga palju mina ise, aga talle meeldib vannis ja sinna ei luba isegi vanaema riides minna. Õnneks pole vannitoas võõraid, on ainult ema või vanaema, aga nemad lepivad alati sellega, kelleks mina ise end parajasti kuulutab. Kui ta ütleb, mina olen hüljas, ütleb ema, ahaa, katsu meeles pidada. Ja kui ta ütleb, mina olen kuri ja karru, hüüab vanaema, oi, ma kardan. Mina ise tean küll, et kunagi peab ta suureks kasvama. Seda räägitakse talle alatasa, aga sinnani on palju aega. Jõuab veel otsustada, kas saada sama suureks ja paksuks ja karvaseks ja tugevaks kui isa, siis ta peaks olema poiss või sama armsaks ja ilusaks kui ema, siis ta peaks olema tüdruk. Ta otsustab vahel nii ja vahel teisiti ja seepärast on ta mõnikord poiss, teinekord tüdruk. Teised küll ütlevad, et nii ei saa, et kes on kord poisiks sündinud, sellest kasvab isa ja kes on tüdrukuks sündinud, tollest ema. Aga mina ise ei usu päriselt säärast juttu, et mina ise ei saa just selleks, kelleks ta tõesti väga tahab saada. Ta lihtsalt hakkab selleks mõnikord, kui teised ta täiesti valija vihastavad, ütleb ta. Kasvatan endale tiivad ja lendan teie juurest minema aknast välja. Selle peale jääb ema tõsiseks ja ütleb, ära seda küll tee, meil hakkab kõrv ilma sinuta. Tähendab, ema ikkagi usub, et mina ise võib endale tiivad kasvatada. Ja kui juba ema usub, siis see ongi nii. Kui saab kasvatada tiibu, siis saab kasvatada ka kõike muud ja kasvata kõigeks muuks kas või isaks.